No nii, tere. Mitmes reaktori reede meil on nüüd? 4 või? Keegi on lugenud? 1, 2 ja 4. No väga lahe. No vahepeal on suvi tulnud, siis meil oli mõte, et teeks suvisemalt, teeks natuke lihtsamalt. Ja lõbusemalt muidugi. Räägiks müütidest. Ja müütidest võiksid rääkida võib-olla, tegelikult me võime kõik neist rääkida, kes midagi teab, siis võime arutada. Aga enne, kui müütide juurde lähme, siis meil on juba mingis mõttes ka traditsioon, et me natukene räägime sellest, mida Fermi Energia vahepeal on teinud. Kaspar. Tere! Mis me oleme teinud? Me teeme igasuguseid huvitavaid asju. Tere ka minu poolt. Kas mind on kuulda hästi? Jaa, on. Väga hea. Tere kõigile, kes mind teavad ja kes mind ei tea, et minu nimi on Kaspar Kepp, olen üks Fermi Energia asutajatest ja erialalt tuumaenergeetik. Oma lihtsalt võib-olla sissejuhatuseks, et pärast, kui lähme müütide juurde, siis on võib-olla hea, et kui ma midagi räägin, siis on alati hea teada inimeste tausta, et kust see info tuleb, et minu peamiseks erialaks on siis simulatsioonid reaktori primaarahelas ehk siis jahutusvedelikud, soojusjuhtivus ja ohutussüsteemid. Ja seda nii siis vesireaktorite kui ka vedelmetallijahutusega reaktorite puhul. Aga jah, alustame siis nagu Mihke ütles, et räägime natukene, mis Fermi Energias hetkel tehtud on. Et praegu on küll suvi ja ma kujutan ette, ma loodan vähemalt, et kõik saavad ka suve nautida, aga hetkel on meil tõesti käigus mitmed erinevad uuringud, mille läbiviijateks on meie pikaajalised partnerid nii Eestis kui välismaalt, sealhulgas ka siis Vattenfall, Fortum, Tractebel ja teised. Aga nagu te siis teate, nagu iga aastal on siis ka järgmise aasta alguses kavas Fermi konverents, kus me aasta jooksul tehtud tööde tulemusi ja aruandeid tutvustame. Ja võib-olla siis hetkel käigus olevatest töödest tasub ära mainida kindlasti inimressursi uuringut, uurime ka erinevaid tehnoloogiaid, võrdleme jahutustornide ja merevee jahutuse tasuvust ja efektiivsust. Meil on samuti käigus tuumajaamast tuleneva sotsiaalmajandusliku mõju-uuring ja uurime ka madala ja keskmise astme tuumajäätmete käidustrateegiat. Ja lisaks kindlasti, ma arvan, on huvitav või ootame huviga Soome ja Rootsi tuumajaamade keskkonnamõju ülevaadet, mis on ka üks meie eesmärk see aasta. Ja siis lisaks ma tahaksin mainida, et mul on hea meel, et Fermi Energia osanikud on heaks kiitnud otsused, mis on vajalikud Vattenfall AB 1 miljoni euro suuruse investeeringu elluviimiseks. Nii et see on ka nüüd viimasel ajal käigus olnud tegevus. Vot nii. Väga hea. Kõlab nagu oleks tegenud. Võib vist lisada siia selle suvekooli ka, et suure hooga paneb. Jaa, meil on suvekool tõesti on tulemas. Noortele mõeldud selline sissejuhatav kursus tuumaenergiasse kui sellisesse kõigi oma nüanssidega. Seekord teeme natukene pikemalt isegi. Bruto 2 päeva, neto vist tegelikult 2 umbes. Bruto 3. Et jah, selline pikem programm kui eelmine aasta. Aga loodetavasti ka lõbusam. Mis ma veel peaks sellest ütlema? Et kes tahavad tulla, kui keegi teab kedagi, kes tahab tulla Fermioni suvekooli, siis aadressile fermi.ee/suvekool saab seal tutvuda, et millega tegu on ja ennast kirja ka panna. Mõned üksikud kohad on veel vabad ja kuu lõpuni on registreerimine, et läheb kiireks.
Vot, tegelikult kui nüüd minna ikkagi nende müütide asjade juurde, siis mu mõte nagu kõige selle asja juures oli see, et hästi palju ju räägitakse nagu tuumaenergia kohta igasuguseid asju. Inimesed mõtlevad selle peale, kui neile antakse ette, et mis asi on tuumaenergia, siis neil on mingisugune ettekujutus, mis on. Väga paljud sellest nagu detailidena ei tea, mina ka ei tea. Ja see teadmine sellest, et mis see tuumaenergia on, nagu inimeste peades sünnibki läbi selle, et mida nad kuulnud on. Et sellepärast on võib-olla hea aeg-ajalt üle käia need teemad, et mida sellest energialiigist räägitakse ja siis natukene nagu põhjalikumalt arutada või läbi mõelda, et kui palju sellest on tõsi ja kui palju mitte. Aga mul on endal tegelikult ka muidugi üles kirjutatud terve rivi igasuguseid asju, mida ma olen kuulnud, et tuumaenergia kohta räägitakse, aga äkki on siin teistel mingisuguseid küsimusi, mida kohe tahaksid nagu teada, et kuidas mingi selle asjaga on või kuidas see asi töötab või kas see on tõsi või mitte. Et hea meelega ma kuulaks, kui teil on mingisuguseid ideid, siis laduge letti. Võib kirjutada chati ka või kui ei julge häälega küsida, aga võib vabalt mikrofoni teha lahti ja küsida. No, nii kaua, kuni siin inimesed mõtlevad, ma loodan, siis Andi, sul on kindlasti aeg-ajalt tulnud ette mingisuguseid selliseid asju, mida sinu käest küsitakse. Mis on kõige üllatavamad asjad, mida sa nagu kuulnud oled, mis sinu käest on küsitud? Kuidas selle tuuma asjaga ikkagi on? Mis on kõige üllatusi on ikka tuleb. Aeg-ajalt tuleb ikka sihukese küsimusi, et peab maha istuma ja mõtlema, et mis see vastus on. Aga ma võib-olla alustan hoopis natuke kaugemalt, et sellest müüdi et kõik asjad põhinevad ju mõnes mõttes nagu müütidel, et ma alati toon niisuguse näite, et me usume, et raha kehtib, et euro kehtib. See põhineb müüdil, sest reaalselt on see tükk paberit ja selle paberi teeb vägevaks ainult see, et me usume, et see rahal on väärtus. Et see on võib-olla kõige lihtsam ja selline kõige brutaalsem ja otsesem näide, kuidas mingi asi põhineb lihtsalt sellel usul, et me usume sellesse. Et loomulikult tuumaenergeetika on selles mõttes, tuumaenergia kasutamine on palju vähem müütiline, kuna seal meil on olemas reaktorid, mis annavad energiat. Ja mina olen koha peal käinud, näpuga katsunud, küll mitte töötavat reaktorit, aga ütleme kohe tööle minevat reaktorit, nii ma usun, et see on olemas. Ja ma olen näinud sügaval sellise veesamba põhjas ka töötavat reaktorit, sellist mõnusat sinist kiirgust, mis sealt tuleb. Et selles mõttes ta on vähem müütiline asi, kui on meie nii igapäevane asi, nagu on raha ja raharinglus. Aga tulles nende igasuguste küsimuste juurde, mida on minu käest küsitud, siis eks seal võib-olla ma mäletan, kunagi oli selline lugu, ma ei tea, osad teavad, kunagi taheti Eestisse ehitada sellist või ehitatigi selline koht, millega selline tehas, kus siis kiirgusega võis mida iganes steriliseerida. See tähendab, mida tähendab steriliseerimine selles kontekstis, tähendab, et meil on tugev kiirgusallikas, seal oli gamma kiirgusallikas, siis, millega siis kiiritatakse, ma ei tea, kas siis põhimõtteliselt võib olla see lihakonserv, kui sa tahad seal baktereid nii ära tappa, et ta 100 aastat saaks süüa seda lihakonservi. Või teine variant, et sul on mingisugused ma ei tea, meditsiinilised aparaadid, mida sa tahad siis, meditsiinilised lõikeriistad näiteks suures koguses, mida sa tahad korraga ära steriliseerida või mis iganes selline materjal. Ja seal olid inimesed, kes elasid sellest, ma ei tea, umbes poole kilomeetri kaugusel. Ja neil oli väga suur veendumus, et see poole kilomeetri kaugusel asuv tehas ohustab neid ikka väga tugevalt. Ja siis ma nagu kogesin esimest korda seda, kuidas
kuidas sa ei saa lihtsalt öelda neile inimestele, et ärge kartke, et mina olen füüsik, mina tean, et nii ei ole, et see on ohutu, sest see lihtsalt selline väide ei mõju. Kui inimesed on endale selle usu tekitanud, nad veel nagu ikka, kui grupp inimesi, nad võivad üksteisel veel võimendada seda usku, pöörata ennast veel rohkem kartma seda. Ja ega sellisel juhul ei ole nagu lihtsalt lahendust, et nende inimestega tulebki nagu koos istuda, võtta ette sellised materjalid, mida nemad usuvad, näiteks nad õnneks uskusid, osad neist uskusid kooli füüsikaõpikut ikkagi uskusid ja niimoodi ettevaatlikult seletades vähemalt osad inimesed saab nagu täiesti sellist absurdsest kartusest nagu eemale viia. Iseasi on see, et kas peabki nagu lõpuni inimesi nagu veenma, et see on mingi üliohutu asi, see ei ole ka nagu eesmärk, et seal ongi kindlasti seal ka teatud ohud ja väike kartus võib-olla on parem isegi, kui väike kartus eksisteerib, kui täiesti me kes teab Nõukogude Liidu tuumaelektrijaamade lugu, seal oli pigem probleem see, et töölised ei hoolinud, nad ei kartnud mitte midagi, nad plõksisid kõikide nuppudega nagu sai, siis tulemus oli, Tšernobõl oli ka põhimõtteliselt sellise katse tulemus, kus lihtsalt plõksiti nuppudega, taheti teha asju, mida ei oleks tohtinud üldse teha. Et pigem ma ütlen, et alati väike kartus on selles kontekstis alati targem kui liigne julgus. Et võib-olla jah, see konkreetne steriliseerimise tehase näide ongi üks selline hirmulugu, kus tuli päris huvitavaid küsimusi inimestelt minuni jõudis. Ja eks kui ma olen rääkinud, ütleme, tuumaenergeetikast või tuumafüüsikast siin ja seal, ikka küsitakse seda, et kui kaugel see kiirgus tuleb ja selles mõttes ma nagu võrdlen seda ikkagi, ta on mingis mõttes väga sarnane nähtus nagu vaktsiinikartus. Ta on nagu asi, mida sul ei ole nagu, kui inimesele süstitakse vaktsiini lihasesse, tal ei ole mingit sellist närvi, mis ütleb, kuidas see vaktsiin tema kehas laiali läheb, kuidas see täpselt mõjub. Ta peab lihtsalt uskuma seda, et see nii toimib. Samamoodi on tuumaenergia ja kiirgusega, et meil ei ole inimesel ei ole eraldi meelt, eraldi sensorsüsteemi kiirguse jaoks. Et ka väga ohtlik kiirgust me tegelikult ei taju kuidagi. Et see tekitab inimeses paratamatult hirmu ja seda ega seal muud varianti ei ole, kui tuleb seda faktipõhiselt, rahulikult, aega peab olema, seda ei saa, kunagi ei saa sellist kartust leevendada väga kiires tempos. See on pikk ja aeglane protsess, et seda ei saa kiirustades teha. Ja loomulikult seda tuleb teha ka targalt ja mõnikord ütleme, alati selliseid hirme võivad teatud inimesed ka ära kasutada, et kui keegi ei taha, et tema lähedale näiteks tuumaelektrijaama ehitatakse, mis iganes põhjusel, ärilisel põhjusel näiteks, ta on konkurent, ta toodab mingit teisest allikast elektrit ja ta ei taha tuumaelektri enda kõrval, siis tal on väga lihtne õhutada selliseid hirme. Ja üks viis, kuidas nende müütidega juba siis võidelda on see ikkagi, et avalikustada, et see läbipaistvus, ühiskonna läbipaistvus ja ausus, et me teame, kust info pärineb. Kõik selline infosõdade paljastamise tehnoloogia on ka üks koht, mis aitab kindlasti selliseid suurema mastaabiline tegevus, mis seal aitab lõpuks sellist objektiivset pilti kehtestada. Kaspar, sina tegeled tuumaohutusega nagu minule teadaolevalt nagu enam-vähem kogu aeg. Kuidas sulle paistab? Mille pärast me peaksime nagu muretsema ja kartma, kui palju neid asju on? Ja, eks see on hea küsimus, et me ju kõik räägime tuumaenergiast üldjuhul ainult siis, kui midagi juhtub, eks ole. Et siis, kui me elame siin rahulikult Rootsi, Soome ja meie suure idanaabri vahel, kes kõik on tuumariigid, eks ole, ja kui midagi ei juhtu, siis me sellest teemast ei räägi. Et eks ohutusega üldjuhul ongi nii. Ja see on mõnes mõttes see on isegi nagu normaalne ja see on täiesti arusaadav, et miks see nii on. Et kui midagi ei juhtu, siis ei tasu sellest rääkida. Aga üldjuhul ikkagi tänu sellele, et tuumaenergial on teatud, kuidas ma ütlen,
teatud eriline roll tänu sellele, et me kasutame tuumaenergias kasutatakse materjale, mida on võimalik kasutada ka mitte siis rahumeelse energia tegemiseks, vaid siis ka sõjalistel eesmärkidel, siis tuumaenergia ja energeetika üldiselt on tohutu suure rahvusvahelise järelevalve all. Ja üks selle järelevalve nagu põhiprintsiipidest on läbipaistvus ja usaldatavus. Ja tänu sellele on meil väga hästi teada, mis toimub ümberringi maailmas. Ehk siis kõik väiksemadki intsidendid, mis kuskil tuumajaamas või tuumarajatises või siis tuumamaterjalidega tegelevas laboris on juhtunud. Kõik need on täiesti avalikult kättesaadavad ja nende kohta saab lugeda informatsiooni, et mis juhtus, kus juhtus, miks juhtus. See iseenesest see läbipaistvus ühest küljest on see selle jaoks, et me väldiksime korduvaid vigu, ehk siis kui kuskil midagi on juhtunud, me saame kõik sellest õppida, et me ei pea ise neid vigu läbi tegema. Aga teisest küljest on see nagu kommunikatsiooni viis, et kommunikeeruda väljapoole tuumaenergeetikast inimestele, seletada, et mis juhtus, miks juhtus, mis olid need tagajärjed. Ja üldiselt, kui vaadata, mis on viimasel ajal maailmas juhtunud tuumaenergeetikast, kes on huvitatud sellest, võib üles otsida Inese skaala ja Inese juhtumid ja õnnetused on täiesti kättesaadavad. Vähemalt viimase aasta omad on kõik publitseeritud, muud on võimalik saada kätte arhiividest. Siis ongi, et meil on need üksikud suured õnnetused, mis on juhtunud. Fukushima on siis viimane suur. Ja peale seda õnnetuse kategooriaid ei ole olnud, on olemas väiksemaid intsidente, kus toon näite, et laboris laborant ajas sassi kaks metallist eset, arvas, et võtab ühe aine kätte, aga tegelikult võttis ühe teise aine kätte ja selle tõttu sai kõrgema kiirituse. Ja seda loetakse kui intsidendiks, sellest räägitakse, analüüsitakse, miks see nii juhtus, mõõdetakse, et kuidas ma ütlen, et järelevalve või selline enesekontroll ja rahvusvaheline järelevalve on tuumaenergeetikas ikka võrreldes teiste energiatootmisliikidega ikka hoopis teisel tasemel. Ja võib-olla kui ma tean, et olete õnnetustest juba rääkinud reaktori reedel, ehk siis, et võib-olla ei tasu uuesti üle rääkida, aga igal õnnetusel on põhjused ja igat õnnetust oleks olnud võimalik vältida väga, ütleme siis nii, et lihtsate meetoditega. Et tuleb meeles pidada, et maailmas töötab üle 400 reaktori igapäevaselt ilma õnnetusteta. Meie naaberriigid toodavad sellest puhast energiat. Väga palju mureks põhjust ei ole. Väga julgustav. Okei, aga lähme konkreetsete niisuguste väidete juurde, et mida ma olen näinud, et inimesed arvavad või väidavad erinevate asjade kohta. Minu jaoks kõige esimene asi, mis mina tahtsin, et keegi ekspert mulle ära seletaks alguses, kui ma Fermiga liitusin, on see, et kas tuumajaam saab plahvatada nagu tuumapomm? Kas see on võimalik? Ma ei tea, Allan, on see võimalik? Nii, tere, mina olen Allan Praager, töötan insenerina Fermis. Tuumapommina, kui nii väikest sellist musta huumorit teha, et siis tuumajaam saab tuumapommina õhku lennata, kui sinna tuumapomm sisse panna ja ta plahvatama panna, aga sellest asja materjalist, mis tavalises tuumajaamas on, sellest ei saa seda pauku kohe kuidagi kätte ja tegelikult
kui oleks nii lihtne tuumajaama õhku lasta nagu tuumapommina, et siis paljud need diktaatorid oleksid seda tõsiselt endale soetanud ja teinud, et tegelikult on see ikkagi väga võimatu asi, et see ei ole isegi, no ütleme, ligi lähedal ka, et see on nagu, kuidas öelda, et Saaremaa on meie idapiirist eemal, et see on nii kaugel, kui veel olla saab, et seda tuumapommi plahvatust niimoodi energeetilises reaktoris ikka teha ei saa, et seal lihtsalt ei ole sellist tuumkütuse, kas siis plutoonium 239 või uraan 235 kontsentratsiooni nii kõrget, et seal võiks hakata selline tuumapommi meenutav ahelreaktsioon käima hakata, et see on ikka kõvasti tuleb vaeva näha, et tuumapomm ehitada ja kõvasti raha, et jah, ei ja veel kord ei. Ma võib-olla lisaks Allanile veel, et huvitav asi, mida inimesed võib-olla ei tea, on see, et tuumakütus, eks ole, mis on tuumareaktoris sees, et see on kuskil, kui on olenevalt kütusest, aga ütleme, et seal on suurusjärgus 97% on ainet uraan 238, mis ei ole siis lõhustuv ja 3% selle näite järgi on uraan 235, mis siis on siis see kütus, mida me saame kasutada, seda on ainult 3%. Ja kui see kütus on seal reaktoris olnud oma eluaja ära, ehk siis 3-4 aastat või kuni 5 aastat olenevalt reaktorist, siis seda uraan 238, mida alguses oli 97%, siis võib-olla seda on seal 94% või et väga suur enamus kütusest, mis on tuumareaktoris, on tegelikult selline jah, täpselt, et reaktsiooni mõttes suhteliselt inertne materjal, millest et kui sa nüüd kujutad ette, et sa mingi nipi läbi leiad ennast sealt tuumareaktorist ja sa tahad sealt hakata materjali välja sortima, et ma ei kujuta ette, et see peab ikka väga korralik tehnoloogia ja sul peab olema väga korralik tehas seal kõrval, kus sa neid materjali hakkad omavahel lahti sorteerima, et see ei ole absoluutselt nii lihtne. Et kui see oleks nii lihtne, siis oleks meil palju rohkem maailmas MOX-kütuse tehaseid või tehaseid, kus kasutatud tuumkütust ümber töödeldakse uueks kütuseks. Sest kui sul tuumakütuses on 97% on uraan 238 ja sul kui kasutatud kütuses on üle 90% uraan 238, siis ilmselgelt oleks ju kasumlik see sealt välja võtta ja uude kütusesse panna. Aga millegipärast me ei tee seda. Ja me ei tee seda sellepärast, et see on füüsiliselt, keemiliselt, see on kallis tegevus ja see ei ole nii lihtne, kui see paberi peal võib-olla on. Ja siis veel juurde tuua, et see, mis seal tuumapommis plahvatab, on uraan 235 või plutoonium 239. Plutooniumipommid on odavamad, et enamus riikide arsenalides on plutooniumipommid, aga siis nende protsent peab olema üle 90 kõvasti, et üldse tuumapommi saaks teha. Et kui see on lahjem, siis sa saad mingi ahelreaktsiooni seal kuidagi käima, aga see on nagu susisemine ainult, et see ei ole pauk, tal ei ole jõudu. Aga Mihkel, kui sa tahad pauku saada, siis on 2 põhimõtteliselt võimalikku viisi, kuidas me võime kuidas on tuumajaamas või tuumareaktoris plahvatus võimalik. Üks nendest on auruplahvatus, mis kuna meil üldiselt suurem osa reaktoritest on veejahutusega, eks ole, et sul on võimalik, et näiteks reaktiivsuse väga järsu tõusu ja näiteks rõhu väga järsu alanemise korral võib tekkida auruplahvatus. Ajaloost näide on Tšernobõl, kus auruplahvatus oli üks osa sellest juhtumist ja teine plahvatus, mis juhtub pärast väga tõsise tuumaõnnetuse toimumist, on vesinikuplahvatus ja vesinikuplahvatus üldjuhul tuleneb sellest, et reaktoris, kui sul juba on õnnetus käigus ja sul on reaktori tuumas on sul veeaur, siis väga kõrge temperatuuriga veeauru ja siis sirkooniumvarraste, mis on siis sirkoonium on materjal, mida kasutatakse tuumakütuse varastes, et nende omavahelise keemilise
reaktsiooni käigus tekib vesinik ja kui sa seda vesinikku ei suuda sealt välja filtreerida või ära põletada või eemale viia, siis vesinik koguneb kuhugi ja kui seal on säde, siis võib ka toimuda plahvatus ja selle kohta on meil olemas näide Fukushimast, kus siis pärast tegelikult tuumaõnnetuse algamist plahvatused siis reaktorihoone üleval ehk siis mitte enam seal selle tuumareaktori enda sees, vaid siis selles ümbritsevas hoones toimusid ka plahvatused. Aga kas nüüd probleem iseenesest on arusaadav, et midagi võib kuskil plahvatada, gaas või vesinik või aur, aga ma eeldan, et selle peale on väheke mõeldud, et seda ei juhtu. Jah, on peale Fukushimat hakkasid kõik enne seda, kui isegi mingid regulaatorite nõuded tulid, hakkasid neid katalüütilisi põletusseadmeid sinna reaktori ruumidesse panema, reaktori operaatorid, ehk kui tekib vesinik, siis ta leegivabalt põleb ära seal, et vähendada seda kogus seal, et saaks see plahvatus toimuda. Ja kui rääkida auruplahvatustest ja mõnes mõttes ka jutumärkides vesiniku ühendite plahvatusest, siis kui me võtame tavaliselt soojuselektrijaamad, siis neid on auruplahvatuse tõttu, kus siis köetakse kas fossiilsete kütustega või millegi muuga õhku lennanud küll ja rohkemgi nii, et aur suure rõhu all, temaga tuleb ettevaatlikult ringi käia. Ja ükskõik, mis kontekstist on ja samamoodi on ka plutlike gaasidega. Et seda on juhtunud kõvasti soojuselektrijaamades üle maailma. Aga ütleme, et kui, mõtlen ennast jälle selleks terroristiks, kui, ma saan aru, et kasutamata kütust võib-olla mul äkki ei olegi võib-olla mõtet ära kaaperdada mingit konvoid, kui see tuleb, aga kasutatuna, mis me sellega teha saab? Kasutatuna on selline asi, et ta on nii radioaktiivne, et kui sa tahad seda sinna niimoodi palja käsi võtma minna või kuidagi, mida iganes, siis sa saad selle surmava doosi nii ruttu, et sa ei jõua sellega mitte kui kuhugi. Ja teiseks asjaks, kui sa tahaksid seda siis ära viia, sul on vaja eritehnikat, aga kui sa juba hakkad eritehnikaga kuhugi sellisesse väga turvatud alasse tulema või sealt üritad põgeneda sellega, sest need on suured ja kobakad asjad, siis sa ei jõua kuigi kaugele. See on lihtsalt selline nonsense. See ei ole selline, et panen selle kasutatud kütuse mingi tükikese kuhugi seljakotti ja lähen minema. Ei, siis sa oled kohe küpse, sa ei saavuta sellega midagi. Aga miks see, ma ei tea, äkki te oskate seletada, miks sellised müüdid on, kust need tulevad, miks inimesed arvavad, et see on mingisugune tõsine probleem, näiteks tuumamaterjali vedu? Aga selles mõttes, sellest saab ju väga häid Hollywoodi filme teha ju. Et selles mõttes, et inimesed mõnes mõttes mõned tahavad põnevust, et kui vaadata, et mis meie see popkultuur siin genereerib, siis enamus on sellised müüdid, et üks hea näide oli, et ma olen suur Quora fänn. Seal oli üleval pilt, kus kuninganna Elisabethile, kui see esimene, ta oli just värskelt kuningannaks saanud, esimene tuumajaam Suurbritannias tööle pandi, siis ta on pilt, kus siis üks mingi, kes see seal on, mingi asjapulk kilekoti sees näitab talle plutooniumi. Kuninganna võtab selle kätte ja siis on mingi see koomiks on mingi hulk või kes see on mingi see roheline tegelane, et see muutus sellepärast roheliseks, et ta katsus plutooniumi, eks. Et nali naljaks, et kas siis Inglise kuninganna on suur muskliline roheline elukas või ei ole nii, et elab siiamaani, mis ta on üle 90 juba ja tervis tundub täitsa kobe olema, saab riigi juhtimisega isegi hakkama. Et see selleks. Mult täna küsiti näiteks, et millal Fusion tuleb? Fusion kogu aeg käib, sellega tegeletakse kogu aeg, aga kui ütelda, et millal sellest ka särtsu kätte saab, siis see levinud vastus on kogu selle eksistentsi Fusioni aja jooksul olnud 50 aasta pärast. Nii.
et on kogu elekter fusioniga, et see on juba eelmise sajandi keskest peale vastati seda vastust. Et nii, sina oled tegelenud sealt poolt asjadega. Ma võib-olla kommenteerin lihtsalt see fusioni poolt on see, et jaa, see on jube keeruline teema, aga mis on nagu märgiline võib-olla on see, et ikkagi viimase 5 aasta jooksul on tekkinud nii-öelda erainvestorid, kes on ka raha investeerinud nüüd fusionisse, et see on mingis mõttes nagu märk, et kuigi ma jällegi ütlen, et need erainvestorid, kes sellesse valdkonda on investeerinud, on pigem nagu heategevusinvestorid. Et need on Bill Gatesid ja nii edasi, et need inimesed ei tee seda investeeringut nii-öelda ainult ärilistel eesmärkidel ikkagi, et seega ma ei ole nagu teadlikult otsinud, aga ma väga ei ole leidnud nagu ütleme päris puhast äriinvesteeringut sinna valdkonda. Ikkagi nagu tehakse seda rohkem sellisest uudishimust ja võib-olla sellist hea tahteavaldusest ja loodetakse, et võib-olla nagu ikka riskiinvesteeringute puhul, et võib-olla sealt tuleb ka mingisugune lähi 20 aasta jooksul mingisugune äriline läbimurre. Aga jah, ega see valdkond on raske, et seal on nagu põhimõttelised probleemid, miks meil seda mis eesti keeles on see nimetame siis fusioonienergia. Miks seda meil ei ole, et seal on vaja käidelda väga suurt kogust plasmat, mille jaoks meil ei ole odavat ega head tehnoloogiat. Ja lisaks on võib-olla seal taga ka natuke keeruline, kuna need reaktorid, plasmareaktorid siis, mitte need nii-öelda olemasolevad tuumareaktorid, me räägime seal valdkonnas räägime plasmareaktoritest. Need on väga suured ja kallid seadmed, siis neid on üritatud rahvusvaheliselt ehitada koostöös, aga ma ütlen, et kõik väga suured rahvusvahelised projektid, eriti kui on sõna tuuma on seal sees, tähendavad meeletult suurt bürokraatiat, väga suurt keerulist koostööd ja need, ütleme, see võib-olla kõige tuntum eksperiment ITER ei ole üldsegi mitte hea näide. Ma ütleks pigem see on selline näide, kuidas rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogia koostööd ei tohiks teha. Sest seal on kõik, mis on valesti saanud minna nagu juhtimises ja organisatoorses tegevuses on seal valesti läinud. Mina ütleks nii, aga nad ikkagi loodavad siin sel kümnendil valmis saada, et vaatame. See tähendab seda, et see tuuma, kui sõna tuuma on sees, siis asi läheb alati keeruliseks ja igatepidi nagu üle tähtaja ja üle eelarve. Mõned näited meil ju on siit samast Soomestki, kus nagu tavalist tuumajaama on ehitatud, lähebki liiga kaua ja liiga kallilt. Et kas see on nagu reegel või see on erand? Siin on Kalev. Ja, tere, ja ma kõigepealt nagu fusioonist, et ka sellele on mõtet mõelda niimoodi praktiliselt, et ütleme, meil on ettevõte X, kes täna tuumajaamu käitab. Kas see on Soomest, Rootsist või Inglismaalt, või kes tegelikult täna elektritootmisega tegeleb. Et küsime endalt, et mida peaks ettevõte tegema selleks, et nähtavas tulevikus elektrit toota sellest tootmisallikast. Number 1 ülesanne on sellest tehnoloogiast tegelikult aru saada. Okay. See tähendab seda, et sa peaksid täna otsustama, et dedikeerida nagu ja rahastada meeskonda, kelle nagu tööülesanne on reaalse projekti nagu ettevalmistamine. Leida asukoht, planeerimismenetlused, keskkonnamõju hindamised ja valmistada ette nagu äri investeerimise ettepanek. Nii et täna seda ilmselgelt ei ole võimalik fusiooni puhul teha, sest nagu Andi ütles, et praegused teostamisprojektid on tehnoloogia demoprojektid. Et alles siis, kui ja väga positiivne on see, et kuskil on 3 tehnoloogiat, Commonwealth Fusion, General Fusion ja siis üks veel, mis selliseid demoprojekte, väikseid demoprojekte, mitte nagu neid ITER-id, aga siin alla miljardi projekte nagu püüavad realiseerida. Väga positiivne.
vaatame, mis ütleme 25., 60., 7. aastaks tulemused on. Ja siis on võimalik hakata kukalt kratsima, et hakata leidma, et kust need inimesed on, kes sellest tehnoloogiast tegelikult aru saavad. Nüüd suurtest reaktoritest. Ma olen osalenud kümnetel paneelidel viimase 2 aasta jooksul või 2,5 aasta jooksul, mis nende ja ka nagu ütleme praktilistel aruteludel, mis tuumaenergiat puudutavad. Kahtlemata need riigid, kus on võimekus investeeringut teha ja on suur võrk, nagu Tšehhi, nagu on Poola ja mõned veel, Slovakkia, Sloveenia isegi, Rumeenia, et seal on otsused tehtud, et projektimeeskonnad, asukohavalikud ja täna Dukovani puhul just saadeti eile 3 pakkujale pakkumise kutse ametlik välja, mis on võrdlemisi mahukas. Ja seal, kuna nad vaatavad, et kui pikalt suure jaama ehitus kestab, siis möödapääsmatult sa pead alustama selle projektiga võimalikult vara. Selleks, et Tšehhide plaan oli see, et neil oleks 2036. aastaks jaam tegelikult töötaks. Et meie Soome sõbrad, eks ole, Fennovoimast, kus Henri töötab, 3 aastat tagasi alustasid sellise protsessiga nagu basic design approval, et adaptation tegelikult, et adapteerida siis Vene väga hästi tuntud VVR 1200 reaktori disaini Soome regulatiivsetele nõuetele, mis mõnevõrra ja mõneti kohati lausa oluliselt erinevad Vene Föderatsiooni regulatiivsetest nõuetest. Ja sellest tulenevalt täna planeeritakse, et jaama, kui isegi litsentsitaotlus esitatakse järgmisel aastal ja saadakse kätte 23. ja alustatakse ehitust 24. et siis nad tegelikult saaksid jaama tööle 29. aastal. Ma kardan paraku, et tõenäoline on selle projekti ütleme, valmimise nihkumine. Mitte sellepärast, et personal oleks ette valmistanud, aga kuna see on tegelikult siis ikkagi nagu Soome VVR, siis on need riskid päris arvestatavad. Ja kõik need suurte jaamade riskid seni OECD riikides, välja arvatud Korea, on realiseerinud. Nendes asukohtades, kus on tehtud standardset jaama, nagu Araabia Ühendemiraatide Barakah jaam, mis on Korea APR 1400 jaam, on enam-vähem eelarves ja tähtajast tehtud. Need suur probleem on see, kui hakatakse jaama disaini ümber muutma. Ja see on suur probleem ja seda tuleb maksimaalselt vältida. Ja siin väikereaktoritel ongi nagu oluline erisus, et kui suure jaama puhul veel on mingisugunegi võimalus, et ümber disainimisega, jah, sa kulutad palju aega ja läheb palju maksma, et on mingisugune šanss seda projekti realiseerida, siis väikereaktori puhul ümber disainimine 1 või 2 või 3 reaktori jaoks on nagu täiesti ilmselgelt täiesti ebapraktiline. Nii et mis muudab nagu projekti realiseerimatuks. Pluss on meie siin, ütleme, see on jah, see, ütleme, suur teema, millest rahvusvaheliselt palju räägitakse, et teha absoluutselt standardiseeritud väikereaktori tüüpi. Aga jah, ma rohkem nagu suuri reaktoreid maha ei teeks. Üks kindlasti oluline faktor on ka see, et kuna nende samade avariide tõttu oli poliitiline keskkond Lääne-Euroopas väga tugevalt negatiivne tuumaenergia suhtes, aga teistpidi ka, kuna elektrinõudlus Lääne maailmas nagu ei tõusnud nii kiiresti, siis viimased 20 aastat, siis ei ole neid jaamu palju ehitatud ja see võimekus nii tarneahela
kui ka tegelike ehitusettevõtete poolt, ütleme, disainiettevõtete poolt on läinud oluliselt käinud alla. Ja nagu paljude muude asjadega, et kui sa ei ole nagu seda nagu tükk aega teinud, siis oskusele viltu, et kui täna nagu antakse NASA-le korraldus uuesti kuu peale minna, siis ma väga kahtlen, kas õnnestuks realiseerida 60ndate aastate edu, et korralduse andmisest 61. aastal jõuda 69. aastal siis tegelikult Marsil maandumiseni või kuul maandumiseni läbi 15 erineva suure kanderaketi ja muude komponentide, isegi arvestades seda, et kahtlemata täna materjalid on palju paremad, arvutid on mõõtmatult paremad, et ei käsitle enam kilobaite, vaid terabaite väga kergesti, et sellele vaatamata meie et regulatiivne rägastik on läänemaailmas kindlasti muutunud väga problemaatiliseks ja kahtlemata see ei ole väljakutse mitte ainult tuumaenergeetikas, aga aitäh, ma rohkem midagi ütleks. Ma lisaks veel, kui tohib, et need on küll nüüd juba üle 10 aasta tagused, aga kui jaapanlased Hitachi ehitas neid ABVR Jaapanisse, siis need kõik said õigeaegselt või isegi veidi varem valmis ja eelarve piires. Ja siis ka, kui võtta 2000 alguses viimased kandureaktorid ehk siis need raskeveereaktorid, mis Koreasse ehitati, need olid samamoodi. Said kõik õigeaegselt välja ja siis, kui tuua paralleelsed näited samade tüüpidega, siis reaktori tüüpidega, siis Taiwan otsustas ka ABVR ehitada. Aga nemad olid teise lähenemisega, et kui need, mis Jaapanisse ehitasid, see oli nagu võtmed kätte, et tellija tellis firmalt, firma siis pani asja püsti, tegi kõik valmis, aga Taiwanis siis osteti lihtsalt tehnoloogia ja hakati seal ise susserdama ja siis susserdatigi nii valmis, et need jaamad tööle ei lähegi, miljardeid raisati ära ja teine näide on Kanada, kus on palju kandureaktoreid ja need on kõvasti üle aja ja üle hinna läinud, sellepärast, et seal on kogu aeg valimised on võitnud vaheldumisi tuumavastased ja siis tuumapooldajad ja siis need tuumavastased on nagu need ehitused seisma jäänud, aga kui laenud ja asjad on peal, siis peab kõike maksma ja siis, kui tulevad jälle tuumapooldajad tulid tagasi, siis hakati edasi ehitama ja muidugi läks kalliks ja lõppkokkuvõttes maksumaksja ja riik maksab need poliitikute lollused kinni, et need on näited nagu maailmast, et rohkem ma ei lisaks sellele. Kuule, Allan, kas sul on... Ma korra omalt poolt lisan, et see on jah huvitav, kuidas ajas lähevad tehnoloogia läheb paremaks, aga ehitamise ajad lähevad pikemaks. 70-ndatel ehitati tuumajaamasid umbes 2 aastaga. Aga need ütleme, see võluvits oligi selles, et tehti ühesugused jaamad ja neid tehti järjest. Et kogemus läks järjest paremaks ja Ameerikas saavutati see, et ikkagi 2 aastaga ehitati jaamad nagu nullist valmis. Ja ma oletan, et üsna samad ajad olid ka Prantsusmaal 70-ndatel, kui seal väga palju reaktoreid ehitati. Tehti ühesuguseid või väga sarnaseid projekte ja kogu see ehitustiim, kogu projekteeriti tiim, kõik olid liikusid ühelt objektilt järgmisele koos oma kogemustega, et ei pidanud inimesi nagu nullist nagu õpetama hakkama. Ja loomulikult see regulatiivne pool oli lihtsam, aga samas me näeme ju, et need reaktorid töötavad siiamaani ja midagi nendega juhtunud ei ole, nii et selles mõttes ega see üle reguleerida on probleem. Standardiseeritud väikereaktorid. Kas nad peavad väiksed olema, see sõltub eks ju kasutusest, aga see, et nad on standardiseeritud ja ka see oskusteave tuleb nendega nagu nii-öelda seeriakaupa kaasa. See peaks ära lahendama ju terve rea erinevaid nii ehituse aja kui maksimuse või kõige muu sellisega. Siin tehti mingi uuring enne seda, kui inglased hakkasid neid EPR-e sinna ehitama Inglismaale, et kas see oli, et kui 6 täpselt sarnast reaktorit kõrvuti või suht lihistikku ehitada, siis 6. maksumus on ainult 40% esimesest või midagi umbes sellist oli. Et siis on kõik niimoodi, kuidas nüüd öelda, ära õlitatud ja kõik selgeks õpitud, kuidas seda teha ja kõik joonised on olemas ja midagi parandama, leiutama ja uuesti
ümber mõtlema ei pea ja lubade menetluse, kõik on palju lihtsam. Aga ma ise võrdlen alati seda nii-öelda, kui te mõtlete nii-öelda nende tehases ehitatud elumajade peale, nii-öelda väikemajade peale, siis mul üks tuttav, kes on selle valdkonnaga seotud, ütles, et kui inimesed ehitavad maja õues nii-öelda tavatehnoloogiatega ja teevad seda põhimõtteliselt samamoodi hoones sees, neil ei ole mingeid erilisi roboteid seal abiks või midagi väga, lihtsalt neil on asjad lähemal kuivas keskkonnas, väga efektiivselt saavad töötada, siis nad töötavad umbes 30 korda kiiremini. Et seal, kus pannakse elumaju tehases sees kokku, seal toimub see umbes, panevad päevas ühe maja, samasugune seltskond, kes väljas ehitab seda nii-öelda kuu aega. Väga piltlik võrdlus. Ja siit võib edasi mõelda, et kui nad võtaks robotid appi, siis võib kohe minna autotööstuse juurde. Kus me teame ju, kuidas kujutame ette nüüd, et ehitatakse garaažis autot ja vaatame neid robotliine, mis ehitavad autosid, kus tuleb niimoodi, ma ei tea, minutis auto või umbes sellises tempos. Et sealt tuleb see nagu arusaamine, kui palju kiirem on tegelikult selline masstootmine. See võiks nagu kuidagi nagu väga piltlikult arusaadavaks teha, aga miks on selliste hiigel suurte reaktorite õues ehitamine, nende praktiliselt kokku keevitamine ja valamine välitingimustes niivõrd keeruline. Pluss sinna juurde regulatsioonid muidugi. Jaa. Kuulge, meil aeg on tohutu kiirusega. Tahtsid Kaspar öelda? Oponeerida ei saa. Oponeerida ära. Ma ütlen, mis ma järgmiseks tahaks küsida. Ma tahaks küsida igaühelt ühe nagu kõige lemmikuma müüdi või kõige siukse, ma ei tea, jaburam või huvitavam vastus, mis iganes. Et rääkige neist ka natukene, aga Kaspar võid oponeerida. Ma lihtsalt see seeria tootmise vastu räägib üks selline juhtum, mis hiljuti, mitmed aastad tagasi Rootsis juhtus, kus jaamad, mis olid väga sarnaselt ehitatud, siis avastati elektrisüsteemis üks valesti paigaldatud kaabel, siis tuli välja, et kõikides oli samamoodi valesti paigaldatud, et siis ühe hetkega võeti liini pealt maha rohkem kui üks jaam, eks ole, et see ei ole, et seal on selline väike selline common cause või siis ühtse probleemi nagu õrn probleem võib tekkida, et kui sul on need ühesuguseid jaamu hästi palju ja kui sul siis sa leiad ühe vea või ühe probleemi selle esimese jaama projekteerimises, et siis saab lihtsalt mingi hetk pead tegema väga palju nagu seda retrofiti. Ja, aga sa saad selle nagu suhteliselt ühest jaamast leitud veaga ja selle vea leiuga parandada ära kõik jaamad. Ja absoluutselt, ega tegemist, see ei olegi rohkem nagu, see ei olegi nagu ohutuse küsimus, see on rohkem nagu ökonoomika küsimus. Saman oli need Boeingu lennukid, mis seal kõik võeti maailmas maha. No võttes. Jah, okei, kuulge, aga mis teie lemmikud sellised rahvalikud müüdid on olnud? Kellel kohe tuleb, võib panna? Mul nagu sellist lemmikut müüti ei ole, aga ma lihtsalt ütleks, et lihtsalt huvitav on see, kuidas inimesed võib-olla ei taju seda. Lähme tagasi selle jutu algusesse, et kiirgus, ioniseeriv kiirgus ei ole midagi sellist, mida me saame nagu näha või katsuda või tunda oma meeltega. Ja nii naljakas on aeg-ajalt näha neid näiteid, kuidas kas oli Rumeenia või Bulgaaria, kus on need radoonivannid, kus inimesed käivad radoonivannides, eks ole, mulisemas ja kõik on õnnelikud või siis, et kui näiteks ma läksin hambaarsti juurde ja hambaarst ütles, et kuule, aga teeme siis sulle selle täis selle pildi nagu hammastest ja nagu põhimõtteliselt luba küsimata tegi mul nagu sellise, kuidas öeldakse siis, et pideva X-ray pildi. Kuule, pane Kalev tööli peale, Kalev räägib sisse meil. Ja mul sel hetkel nagu ei jõudnud isegi kohale, kui palju ma nagu sel hetkel nagu, millised doosi ma sealt sain, eks ole. Et inimesed käivad arsti juures, nad ei mõtle selle peale, et tegelikult ioniseeriv kiirgus on midagi, mis on meie ümber kogu aeg, et me sööme banaane ja elame samas korteris ja kui me akent lahti ei tee, siis meil on kõrgem radooni tase toas
aga me ei mõtle selle peale aktiivselt, aga kui jutt läheb nagu tuumaenergeetika peale ja tuumajaamade peale, siis millegipärast tunneme ohtu ka nagu 10 kilomeetrite tagant. See on selline üks nagu üks selliseid punkte, kus ma arvan, et aitaks väga palju selline natukene kriitilist mõtlemist ja häid näiteid ja päris elust. Ma lisaks ühe nagu teema, mis mulle on endale saanud viimasel ajal selgeks ja see seondub nagu kasutatud tuumkütuse ja selle nagu riskitajuga. Et küsitlus, mis me oleme teinud, nagu ilmselgelt tõendavad, et seda isegi võetakse suurema probleemina kui avariiriski tuumaenergia puhul. Ja et seda tajutakse suure probleemina. Et tuumajäätmed on väga ohtlikud. Ja nagu miks seda tajutakse riskina on sellepärast, et see aja perspektiiv selle osas, et millal neid lõppladestatakse ja teiseks, et millal nad muutuvad taustfooni kiirgusastmega astmele poolestusaja mõttes, et see on nii nagu pikk inimperspektiivist. Ja tõepoolest siin ta on täiesti eriline aines, et me peame siin, siin ma ei teagi, vist ei ole muud lahendust, kui pidevalt seletada, et meil ei olegi kiiret selle materjali lõppladestamisega. Ja ta peabki aastakümneid vähem aktiivsemaks muutuma selleks, et tema lõppladestamine oleks ohutum ja lihtsam. Ja loomulikult taustaks on see, et tegelikult minu arusaam on see üha rohkem, et nende lõppladestamine ei ole kindlasti ületamatu probleem. Ta on probleem ainult nagu tuumaenergeetika isegi sellises poliitilises võtmes. Et kes võtab vastutuse seda selgeks teha konkreetses asukohas, kus õige seda lõppladestust teha on, sest materjali ise ja lõppladestamine ja selle keskkonna mõju kindlasti on väga väike. On väga väike. Et need materjalid, millega ma olen tutvunud, kas Hollandi puhul või siis Orano tsükli puhul või ka siis Soome otse lõppladestuse lahenduse puhul. Siin tuleb palju rohkem tööd teha, et seda selgitada, sest see on nagu seda Halki tasemel või siis ämblikmehe tasemel sellist multifilmi mõtlemist on kahetsusväärselt palju. Võib-olla tasub alati koguste peale tähelepanu juhtida, et inimesed ei tea, kui vähe tegelikult neid radioaktiivseid jäätmeid tekib seal jaamas. Et kui me räägime Eesti-sugusest riigist ja ütleme, eeldusel, et me nüüd 100% elektrit ei hakka ju kunagi ka tuumaenergiast tootma, siis me räägime tegelikult siin sajandi jooksul kogume me mõned rekkatäied tuumajäätmeid, mis on ikkagi nii väike kogus, et iga inimene kuidagi visualiseerib ära, et neid on üsna lihtne kuhugi maa alla paigutada, et see ei ole mingi miljonid tonnid, kui me räägime näiteks põlevkivituhast, mida ma ei mäleta, mitu kaubarongitäit tuhka me tegelikult iga aasta ladestame ja saame sellega hakkama. Et see tuumajäätmete kogus on niivõrd tühine võrreldes söe või põlevkivi energeetikaga, et seda tasuks nagu võrdluses ära kasutada. Põlevkivituhaga on veel see argument veel juurde, et tegemist on üsna radioaktiivse materjaliga ikkagi, kus uraani sisaldus on päris kõrge. Ta ei ole nagu sugugi ka, ta on keemiliselt vastik materjal ja radioaktiivselt ikkagi üle loodusliku fooni.
Ja Andi teadmiseks, et kui me põletame jämedalt eelmisel aastal tootsime 2,2 teravatt-tundi ja tootsime umbes 1 miljon tonni või 1,2 miljonit tonni põlevkiviõli, mis tähendab, et me käitlesime circa 5 miljonit tonni põlevkivi, kaevandatud materjali, siis kokku tekkis meil tuhka, mida me lõppladestasime Eestisse kuskil 2,5 miljonit tonni. Jaga see nüüd 60 tonniga, siis sa saad kogu see need raudtee, siis mitte, raudteeveokeid ja vaguneid ja siis poolkoksi tekkis ka umbes 2 miljonit. Nii et mis on ka, ütleme, ta ei ole õige öelda, et ta oleks ohtlik jääde, teda enam ei käsitleta ohtliku jäätmena, aga ta ütleme nii, et samamoodi tuleb tema käitlemine tagada nii, et ta põhjavette igased fenoolid ja mis sealt vihmaveega välja lahustuvad aastakümnete jooksul, et oleks tagatud nende selle vee omakorda töötlemine. Ja see ei ole, ausalt öeldes ei ole väga lihtne, et järve biopuhastid puutuvad selle teemaga päris palju kokku. Nii et seal on täiesti õigus ja need kogused tõepoolest Eesti kohta, me arvutasime kokku, et ühe reaktori kohta me räägime ikkagi 10 kuupmeetritest üksnes, et 60 aasta peale ja tõesti, kui me 3 reaktorit teeme, siis võib-olla saab 100 kuupmeetrit kokku, nii et tõesti tagasihoidlikud kogused. Siin võiks keegi muidugi välja arvutada, võib-olla keegi teab, et kui palju, ütleme selline, kui palju peaks kaevandama kaevanduses uraani, keskmises uraani kaevanduses pinnast, et saada kätte Eestile vajalik uraani kogus, näiteks aastane kogus või sajandi kogus. Ma ei tea, mis nende uraanimaakide rikastusaste on, ma oletan, et seal on ikkagi mingisugune rohkem kui mõned protsendid uraani. Ei, ütleme niimoodi, et kõige rikkamad kaevandused on läbi saanud, see oli seal Kanadas, see Cigar Lake, kas seal oli 20-40%, aga praegult juba kaevandatakse ka sellised, kus on alla protsendi on see uraani maagi kogus ja väga palju on ka see, mitte väga palju, mõned on sellised kaevandused ka, kus see uraan on nagu kõrvalprodukt, et põhiliselt on seal mingi vaske või mida iganes. Ja enamus uraanist kaasajal üle poole veidikese kaevandatakse üldse niimoodi, et ei kaevandatagi seda. See on nimetatud in situ leach ehk pumbatakse kas mingi tappe või aluse lahus sinna maa alla. See lahustab selle uraani sealt maagist välja ja siis pumbatakse üles tagasi ja seda igal pool ei saa kasutada. See peab olema spetsiaalsed kiimid, et see seal kuskil lekkima ei lähe, aga nõnnaviisi tehakse. Ja tulevikus ma usun väga, et kui need uraani hinnad tõusevad ja tehnoloogiad veel edasi arendavad, siis põhjatu uraani allikas on maailma meri, et sealt saab seda kõvasti kätte ja labori tasemel juba on tehtud, aga arvatakse, et kuskil sealt saadud uraani hind on praeguse turuhindadega kuskil 2-3 korda kõrgem. Aga kui võtta, et uraani osakaal selles elektri hinnas tuumajaamas on ikka ainult mõned protsendid, siis kui ta läheb seal 2-3 korda kallimaks, see oma hinda oluliselt kallimaks ei tee, aga rohkem ei. Nii et keskkonna mõttes võiks see olla nagu täiesti mõeldav variant siis. Alati küsitakse ju seda ka, kas Eestis võiks toota uraani. Ja kui sa ütlesid, et mõni näiteks Tiktonema kildas võib olla ka protsendi jagu isegi massi kontsentratsiooni uraani. Tegelikult põhimõtteliselt me võiks Eestis toota ka seda, lihtsalt seal on küsimus see, et Eesti on nii väike, sul ei ole mõtet toota nii väikseid koguseid, et sul peab ikkagi suur tehas olema, kus seda ja sul peab olema just see tehnoloogia väljatöötamise ahel, see on kallis. See on asi, mida ma tean, ja ma olen aastaid suure huviga vaadanud, et seda, kas tõepoolest kildast on võimalik uraani või tegelikult suurem majanduslik väärtus täna, kui võrreldes uraaniga on vanaadium, mille sisaldus on seal üle 1000 ppm Kirde-Eesti siis kildas
ja suurem veel on molübdeenil, mille sisaldus on seal kuskil 300-400 sarnaselt ppm-i osakest grammi tonni kohta nagu ka uraanil. Aga see probleem on selles, et ta on nagu savikivis. Teine nimi on tal tektoneema argilliit, argilliit ongi nagu Argos liitos, et savikivi ja sellest ta on seal ja ta on ühtlasi ka must põlekivi, et seal on orgaanikat ka päris palju sees. Nii et sellest savikivist välja leostamine, metallide välja leostamine, mida tehti 50-ndatel, tehti väävelhappega. Täna see keskkonnakaitseliselt ei ole kindlasti vastuvõetav. Ja probleem oligi, millega Sillamäel 90-ndatel kokku puututi, oli see, et nende leostamisjääkides oli ikkagi väga palju veel metalle sees ja mis leostusid hiljem aja jooksul välja. Kindlasti tänapäeval oleks keskkonnakaitseliselt aktsepteerimatu sellise töötlemisjäägi lõppladestamine, kus sul oleks, ütleks üle 10% metallidest jätkuvalt selles leostusjäägis. Ütleme siis uhmerdatud savimassis. Nüüd, ehk et kui sa selle lõppladestaksid lageda taeva alla, siis möödapääsmatult vihmavesi teda leostab, nii nagu ma rääkisin poolkoksi puhul. Ja siis sa peaksid tagama nagu selle leovete töötlemise, käitlemise. Ja saavutada sellist üle 90% kõikide metallide, seal on veel tsinki ja muid, et nagu välja leostamise on ülikeeruline. Nüüd järgmine küsimus, kuidas sa tegelikult seda kaevandad? Pealmaa kaevandamine kindlasti ei ole aktsepteeritav, sest sa peaksid kogu ordoviitsiumi, siis lubjakivi kihid pealt kaevandama ja siis sa saaksid ligi kuskil 1,5-meetrisele kihile. Me analüüsisime ühte sellise nagu kaevandusmeetodid, eksootiliselt kõlab, aga nimetatakse oherliks, mis ütleme, jah, läheb pikaks seletada, aga kaevandustehniliselt on see väga keeruline, nagu seda materjali kätte saada. Et 50-ndatel seda tegelikult tegid Saksa sõjavangid, ütleme siis orjad. Et see tänapäeval ei ole aktsepteeritav lahendus. Et ma leian, et sellest tektoneema kildast kui metallide toormeallikast Eestis ei ole lähikümnenditel, kuni ei ole leostamistehnoloogias toimunud usutavat läbimurret ning kaevandustehnoloogias ei ole nagu mingit suurt praktilist sisu. Tõepoolest majanduslik väärtus kõikide metallide peale kokku on oluliselt suurem kui põlevkivis. Oli vanade hindadega, kui ma analüüsisin 2015-16, oli see majanduslik väärtus seal $80-90 tonni kohta, siis Kirde-Eestis, ütleme spetsiifiliselt siis Sillamäe piirkonnas ja siis Sirgala piirkonnas, sest need metallide sisaldused on seal ka väga nagu heterogeensed või nad varieeruvad. Nii et, aga lühike pöönt on see, et see on kõik väga keeruline ja ei ole tegelikult tõsiselt võetav. Okei, kena. Ma ei tea, ma isegi ei oska nagu kuidagi suhtuda sellest, et kas see on hea või halb, et Eestis ei ole nagu väga pointi kaevandada uraani oma tuumajaamale. Okei, aga see jääb meile edasiseks mõtlemiseks. Kas kellelgi on veel mingisuguseid asju, mingisuguseid teemasid, mille kohta nüüd tahaks küsida? Praegu on veel viimane võimalus. Me oleme natukene küll ajast üle, aga teemasid jagub, tegelikult võiksin 2 päeva jutti panna, ei juhtuks ka midagi, ei jõuaks ka lõppu. Nii et kui keegi veel tahab midagi küsida, siis küsige. Ma lõppu linnamüütide nagu purustamiseks. Kahjuks oli ka eelmisel nädalal, kas oli Eesti Päevalehes või oli Postimehes üks Sillamäe hoidlast selgelt vale infot esitav ajakirjanduslik artikkel. Korrektne ja õige informatsioon on meie osaniku, Ferminergia osaniku Tõnis Kaasiku raamatus keskkonna
keskkonna teenimise elu või üks raamat, mis tema poolt ilmus, tema elutööstest. Ta oli esimene keskkonnaminister ja ta oli peale keskkonnaministrit olekut oli sellise ettevõtte nagu Ökosil tegevjuht, mille tööülesanne oligi selle hoidla siis Sillamäe number 7 vabriku siis jäätmehoidla sulgemine, sest tõepoolest seal oli mitte ainult uraani, vaid ka teiste metallide jäätmeid selle töötlemisjääkides ja see oli ebastabiilne, aga suurepärane töö tehti seal sinisavi ja teiste materjalidega koos Põhjamaa riikidega selle hoidla stabiliseerimisel ja lõplikul sulgemisel ja tänaseks on see paik väga, väga ilus ja hästi tehtud ja kindlasti kummutaks linnalegendi, et Eestis toodetud uraani kasutati Nõukogude Liidu tuumarelva valmistamisel, see ei vasta tõele ja täpset ja õigetele allikatele viidatud infot on siis ka selles raamatus selle kohta antud, et jah, lolluse asemel on tarkus ja täpsus alati õigem lahendus. Kena. Kuna vahepeal keegi midagi küsinud ei ole, siis ma kahtlustan, et kõik tahavad minna ikkagi grilli juurde tagasi. Või ma eksin? Või tahate veel küsida midagi? Vaatan, et Martti on siin kommenteerinud seda kiirgustoosi mõistet või miks me kiirgust ei taju looduses, looduslikud olendid. Et esiteks meie tegelikult osad olendid ikkagi tajuvad ka seda kiirgust, et see päris õige ei ole, et nad ei taju otseselt seda, aga nad tajuvad neid ühendeid, mida kiirgust tekitab. Et on olemas mõned bakterid ja algloomad, kelle jaoks tegelikult need kiirgus tekitab siis aktiivseid keemilisi radikaale, kelle jaoks on need radikaalid on nii-öelda söök ja nemad väga hästi leiavad üles need radikaalid ja asjad, nii et nemad tajuvad seda hästi. Ja võib-olla huvitav fakt on see, et tegelikult enamus sellest ajast, mis elusloodus on eksisteerinud, on tegelikult kiirgusfoon olnud palju kõrgem kui praegu maakeral, sest päike oli natuke aktiivsem, maa magnetväli ja atmosfäär on muutunud, et tegelikult kui me lähme ajas 100 miljoneid aastat tagasi, siis kiirgusfoon oli palju tugevam, et tegelikult me pärineme ajastust, kus kiirgusfoon oli tugevam ja see kiirgusfoon oli ka tegelikult on vajalik selleks, et üldse evolutsioon toimiks. Ilma kiirgusfoonita oleks evolutsioon palju-palju aeglasem, sest need muudatused, mis enamasti on kahjulikud, aga vahel harva on kasulikud, on paljuski kiirguse tõttu tekivad meie DNA-s. Ja siin on isegi arutletud selle üle, et kuna kiirgusfoon on langenud, looduslik kiirgusfoon, et kas siis loodus ise on kompenseerib seda nii, et DNA on vähem kaitstud kiirguse eest, sest see on mingis mõttes vajalik see kiirgusfoon meie evolutsiooni jaoks. Ja kui me võime siin Andiga omavahel jämmida, siis geofännina ma lisaks bioaspektile on geoloogiline aspekt, et just 2-3 nädalat tagasi ma Martile hõisates ütlesin, et sain teada sellise fakti, et on välja arvutatud, et kui tänane U235 rikastusaste kogu uraanis on 0,77 midagi, siis kui meie 72, et kui meie planeet tekkis, siis on välja arvutatud, et selle rikastusaste oli kuskil 20% kandis, mis tähendab, et kui teada, kuidas see poolestuse aeg on, kuidas see lagunemine on, siis lihtsalt radioaktiivsus ka pinnases oli oluliselt suurem, mis tähendab, et teades, et vahekihi termilisest energiast, soojusenergiast, mis põhjustab litoloogilist konvektsiooni, mis põhjustab omakorda tektoonilist liikumist, siis see energiakogus oli kordades suurem, mis omakorda võimaldas kiiret tektoonilist liikumist, mis võimaldas omakorda settekivimite tekkimist, intensiivistas
ütleme siis kliimamuutusi ja võimaldas sellist tõepoolest elukeskkonna muutusi, mis võimaldas omakorda nende kõikide, ütleme viimase Cambriumist alates intensiivseid eluvormide arengut. Et kui oleks, kujutage ette, et kui oleks planeet olnud äärmiselt staatiline, siis kõiki neid nagu muutusi ei oleks toimunud ja järelikult ei oleks elu sellisel kujul, nagu tunneme imetajad, nagu me tunneme õistaimelised, nagu me tunneme, ma ei tea, kalade näol, et oleks vähetõenäoline. et see soojusenergia, mis on vabanenud siis litosfääris või kivimites, on olnud äärmiselt oluline, üks 50 või 100 elemendist, mis on võimaldanud meie planeedi nii võrratult mitmekesise, erakordse ja siis ka sellise intelligentse nagu eluvormi nagu inimene kujunemiseks, et tasub seda hinnata ja ma arvan, et meil on põhjus seda nagu inimestele tutvustada ja see väga huvitav on see, kuidas elu tegelikult meie planeedil on toiminud. Ja väga õige. Ma arvan, et me selle nimel ju pingutamegi, et seda külluslikku planeeti säilitada sellisena, nagu ta oma parimas vormis praegu veel on. Võib-olla õnnestub kunagi paremaks saada. Ja kui lisada juurde, siis meie kehas või üldse elusorganismide kehas on väga palju neid kaitsemehhanisme või parandusmehhanisme igasuguste kas siis kiirguse poolt või siis ka kemikaalide poolt tekitatud kahjustuste parandamiseks, alates DNA tasemest kuni seal rakkude ja sellise tasemeteni. Ja siin paar aastat tagasi, kahjuks mul ei olnud meelde, kus ma seda lugesin, et üks Ameerika, üks juhtivaid vähiuurijaid intervjuu oli siin Eesti ajakirjanduses kuskil, siis see mainis, et radioaktiivne kiirgus on väga vilets kantserogeen võrreldes igasuguste kemikaalide ja eluviiside ja muude selliste asjadega. Et jah, see selleks. See on iseenesest väga, väga hea remark selles mõttes, et jah, kõike tuleb tarbida mõõdukalt, sealhulgas kiirgust ka. Kõik, mis, okei, las ta jääda. Kuulge, väga tore oli, väga, väga vinge siuke jaaniteemaline värk. Vaata, Kalev on riided seljast ära visanud juba, et lähme lõkke äärde, lähme sauna, lähme puhkama. Aitäh teile ja näeme 6 aja pärast. Nägemist.